Tervitan kõiki, kes täna on siia kogunenud Eesti Arhitektide Liidu nimel. Eesti Arhitektide Liit on oma rohkem kui 90 aastase ajalooga üks vanimaid ühiskondlikke organisatsioone Eestis, mis on tegutsenud järjepidevalt. Täna koondab Arhitektide Liit valdavat enamust Eesti tegevarhitektidest ja see on meie tugevus ja meie kompetentsi aluseks. Aga arhitektuur ei ole reaalselt ja lõppeks võimalik ju ilma meie tellijateta. Ja seetõttu täna ma tahaks tervitada siin koguni 3 linna ja maakonna esindajaid, kes on võtnud ette selle nüüd niimoodi, et riigimeheliku sammu, et nad soovivad tegeleda avaliku ruumi küsimustega oma kodukohas ja on selle sooviga pöördunud Arhitektide Liidu poole. Katsume neid aidata. Ma väga loodan, et enamus siin saalis viibivatest arhitektidest võtavad rohkearvuliselt nendest võistlustest osa ja me saame Eesti avalikku ruumi juurde midagi väga loomingulist ja midagi sellist, mis on kasutajatele hea ja kultuuri ajalugu edasi viiv. Aga ma annaks nüüd sõna Arhitektide Liidu aseesimees Kalle Vellevoole, kes hakkab tutvustama lähemalt plaane. Nii, vist on lihtsam see. Tere minu poolt ka kõigile. Ja ma siis võib-olla räägin paari sõnaga kogu selle meie projektist ja avalik ruum, mille me oleme siis Arhitektide Liiduga ja siis Riigikantseleiga välja mõelnud ja mida me tahaksime siis teostada siin nüüd lähiaastatel Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Mõte siis oli see, et kui siin 1,5 aastat tagasi Arhitektide Liidult küsiti, et millega arhitektid, mida pakuvad arhitektid välja, kuidas Eesti Vabariigi 100. juubelit tähistada, et käisime välja mõtte, et võiks tegeleda avaliku ruumiga, avaliku linnaruumiga ja kui vaadata nüüd kõiki neid selliseid Eesti olulisemaid linnu, siis see avalik ruum paraku on meil vaeslapse osas juba aastaid olnud ja just kõik need sellised linnade keskosad, on need siis peaväljakud, on need peatänavad, et vajaksid sellist värskendamist, ülevaatamist ja tegelikult võib-olla ka ümbermõtestamist. Ja kui me selle mõtte nagu Vabariigi juubeli toimkonnale välja pakkusime, siis see sai nagu heaks kiidu ja Arhitektide Liit sõlmis selle peale siis lepingu Riigikantseleiga ja need olemegi siis üks osa sellest juubeliprogrammist ja proovime siis omalt poolt anda parima, et need meie pakutud projektid ka siis teostuksid. Ja praeguse seisuga on siis nii, et me oleme siis proovinud igast maakonnast leida siis linna või linnad, mille keskosa siis saaks selle projekti käigus korda teha, ümber ehitada, renoveerida ja ka ümber mõtestada, et kindlasti see eesmärk ei ole kogu selle projekti puhul see, et me sillutame need keskosad uuesti ära ja paneme sinna pingid ja valgustuse ja sellega nagu asi piirdub. Tegelikult me tahaksime siin hoopis laiemalt seda asja vaadata, me tahaksime, et see avalik ruum esiteks saaks täiesti sellise uue tähenduse. Võib-olla otsiksime ka seda, et mismoodi üldse 21. sajandil see avalik ruum peaks nagu välja nägema, millistele ülesannetele ta peaks vastama. Tahaksime, et see avalik ruum oleks võimalikult kvaliteetne, võimalikult mitmetahuline, võimalikult mitmefunktsiooniline, võimalikult atraktiivne.
korrastades need linnasüdamed kindlasti üks eesmärk on ka see, et need Eesti väikelinnad, mis kipuvad hajuma, kus see kaubandus kipub linna äärealadele valguma, kus need keskosad on teinekord suht-koht sellised maha jäetud keskväljakute ääres haigutavad maha jäetud ja lagunevad majad, et need keskosad uuesti muutuksid nende linnade sellisteks tõmbekohtadeks, kus inimestel oleks nagu hea liikuda olla, kus toimuks igasuguseid üritusi, kus äri õitseks ja peatuks selline linnade laiali hajumine, ebamäärasus. Et kõikidel nendel linnadel, kust me siis nagu üle käime, tekiks läbi selle keskosa korrastamisega selline uus identiteet. Ja samuti kindlasti me ei keskendu ainult sellele keskväljaku peatänavale, vaid me tahaksime kõik nende projektide puhul vaadata laiemalt ka kogu seda linna, mis jääb sinna selle keskväljaku ümbrusesse laiemalt, et kui me selle ühe osa nagu korda teeme, et see ei oleks lihtsalt selline üksik nööpaid, vaid see annaks nagu sellise tõuke kogu selle linna edasisele arengule ja sellise siis suht koht aruka ja mõistliku tõuke. Aga et mitte pikalt ei aega raisata, siis hakkaksime kohe pihta, et need esimesed konkursid, mis meil nüüd välja, esimene on tegelikult meil juba välja kuulutatud paar päeva tagasi Põlva keskväljaku linnaruumi arhitektuurivõistlus. Ja siin ma palun siis Põlva vallavanema Jaak Pelisaare, et see lühike tutvustus teha ja siis tulevad võistlustingimuste koostajad räägivad oma juttu. Aga palun. Tere õhtust, auväärt arhitektid ja muidu huvilised. Põlva on nüüd selles mõttes väga selline interaktiivne paik, ma kujutan ette kõikidele arhitektidele, kuivõrd 50 aastat on hoitud seda platsi, kuhu me nüüd konkursi välja kuulutasime, täiesti süütuna ja puutumatuna. Ehk iseenesest te saate niisuguse paiga, kus fantaasia saab täiesti vabalt lennata. Ja tegemist on vaid ühe sellise võib-olla kitsendusega või ühe tingimusega. Nimelt see väljak või väljaku ala, mida tuleb hakata planeerima ja mille otstarvet tuleb hakata ette nägema. See tuleb nüüd siduda väga osavalt ka peatänavaga. Sest praegusel puhul on nõnda, et ta on küll täiesti peaväljakuga või peaväljaku ääres ja ka ühte tänavat pidi või ühte väikest teed pidi ka otse selle peatänavaga seotud, aga ometi see hästi ei paista välja täna. Ja meie tahtmine on, et oludes, kus me ei peaks hakkama maju lammutama, et nendes oludes ka see keskväljak kutsuks ja oleks nii-öelda silma püüdev. Ja kuivõrd Põlva on mitte mägisel maastikul, vaid mina olen ikka öelnud, et Põlva ei ole mitte künkal, vaid Põlva on orus ja mitme oruga nagu seotud, siis on ka päris loomulik, et tuleks tingimata ära kasutada seda reljeefi. Ja kui nüüd selle väljaku planeerimiseks läheb, siis arvestada tuleks lähikonnas olevat jõge. Täpsemalt öeldes küll tegemist on sellise ojaga, millel on jõgi nimeks antud ja mille ümber on ka natuke soist ala. Siis vastupidiselt eelarvamustele me usume, et see soine ala ei peaks seal kaduma. See soine ala võiks sinna alles jääda, aga ta peaks kaunistama seda sama keskust. Ehk siis teisiti öeldes Põlva ei ole suur, Põlva ei ole kõrghoonestatud, küll aga Põlva on püüdnud alati olla roheline ja püüdnud palju
siduda rohelust ümbritsevate hoonetega. Seda me eeldaksime ka keskväljakult. Ja keskväljaku üheks kaunistuseks, ühelt poolt kaunistuseks võiks siis olla ka, miks mitte, oja või jõeäärsed kõrkjad ja natukene siis seda suvistala, kuhu võiks siis ka inimese pilk ekselda. Ja muidugi me tahame, et see keskväljak, mida nüüd planeerima hakkate või millele variante välja pakute, et see oleks võimalikult mitmekesine. Sellel keskväljakul juba täna on üks kindel otstarve peale selle, et seal autod pargivad 2 korda nädalas, on seal ka lahtine turg. Ja see võiks ka edasi sinna jääda. Aga mitte nõnda, et nüüd seal oleksid turuputkad või stabiilsed turulauad, vaid me eeldame, et ühel hommikul saavad kõik maainimesed tulla sinna oma tooteid müüma ja kõik, kes on huvilised, saavad sinna lõbusalt tulla ostma ja pärastlõunal enne imet võib seal hoopistükkis olla üks ilus koorikontsert. Või miks mitte oleks seal näiteks väike võimalus kas või tennisemänguks. Kindlasti peaksid sinna kohale leidma lapsed, et oleks lastel mänguruumi. Ja kindlasti see keskväljak peaks kutsuma sinna ka tulevikus äriinimesi oma kauplusi rajama näiteks. Aga üks, mis on praeguseks juba sisuliselt otsustatud, selle keskväljaku äärde peaks tulema ka peaaegu null või nii-öelda ligi null energia kompetentsikeskus. Sest kui Põlva maakonna loosung on rohelisem elu, siis Põlva maakonna keskusena me oleme võtnud eesmärgi seda rohelisemat elu ka kõige otsesemalt propageerima hakata ja hakata seda tegema nii, et me ise oleme valinud või meie elanikud on valinud meie volikogu esimeheks mehe, kes on esimesena teinud eraisikuna valmis ligi nullenergia elamu ja väidetavalt tema kogu hoone kulu eelmisel aastal olla olnud natukene üle 70 euro, kus maja on valgustatud, köetud ja kus vesi on kogu verelt kasutatud. Ja samamoodi me nüüd tahame, et sinna, kus kunagi oli villavabrik, mille me paar aastat tagasi lammutasime, et sinna tuleks nüüd teistmoodi vabrik, tuleks siis selline vabrik, kus toodetakse ligi nullenergia hoonete projekte ja kus saab siis kõik see inimene, kes tunneb taolise teema vastu huvi, saab siis informatsiooni ja sellest kompetentsikeskusest siis hargnevad juba järgmised ideed ja tootmisüksused Põlvamaal ja eks mitte ka üle Eesti. Nii et see peaks nüüd ka sellele keskväljakule või keskväljaku planeerimisele ideena teada olema. Ja kui nüüd veel soovida midagi, mis selles arhitektuuri konkursis või selle konkursi raames võiks silmas pidada, et Põlva on siiani uhke ühe arhitektuuri või ütleme maastikupildi konkursi üle, kus me oleme saanud päris ilusa keskpargi ja teise konkursi üle, millega me oleme saanud Paisjärve saarele väga põnevad valgustid ehk siis kõikuvate kõrgjate saare oleme saanud ja seal need, kui keegi pole Põlvas käinud, siis ma räägin, et seal need kõrgjad
on valgustatud ja need muudavad siis pidevalt värvi. Ja kui siis on selline sile järvepind, siis on väga põnev vaadata, kuidas neid lampe või siis neid valgustatud kõrkeid on seal topelt rohkem ja kui on väike virvendus, siis on seal neid 2,5 korda rohkem kui tegelikkuses. Ja umbes sama ideega või sama põneva nähtusega võiks arvestada ka selle tulevase keskväljaku puhul. Kas ja mida seal kõikuma panna, mida seal niisuguse vaatamisväärsusena esile tõsta, see nüüd peaks olema teie fantaasia, aga ma võin küll nii palju öelda, et kui hästi vaadata, siis tegelikult sellel jõel on ka üks saar. Kuigi ta on selline pisike oja nagu öeldud, aga ka seal on üks saar. Ja ka selle saarega võiks midagi ette võtta. Nii et selliseid pisikesi detaile on, mida tasuks silmas pidada. Ja lõpptulemusena keskväljakule peaks saama mitte ainult kesktänavat, vaid keskväljaku kõrvalt on plaanitud ka üks teine tänav, mis tuleb Võru poolt Põlvasse sisse ja ühendub siis kesktänavaga. Ja nüüd see tänav tasuks mõelda, võib-olla plaanida hoopistükkis jalakäijate tänavaks. Ka see jääks nagu teie enda fantaasiaks. Nii et lõpptulemusena ma väga loodan, et te kõik tulete Põlvast läbi või tulete Põlvasse paaris päevaks sinna kesktänava kanti kolama, enne kui te hakkate siis oma plaane paberile panema. Ja ma usun, et Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks võiks Põlva saada küll selle väljaku, mida on vähemasti 50 aastat oodanud ja ilusa väljaku. Aitäh! Aitäh Põlvale ja unustasin eelnevalt mainida veel, et siin seina peale me tegelikult leidsime ja kogusime kokku üks 10 aastat tagasi toimunud konkursi võistlustööd. Üks on 99. aastal Põlva keskväljaku võistlustööd, nii et see oleks nagu selline tausti-informatsiooniks. See on kusagil nädal aega on avatud see näitus, nii et saate siia rahulikult tulla vaatama. Aga nüüd ma annan sõna siis Aet-Adele Karin Tõukule, kes on ette valmistanud Põlva võistlustingimused. Nii et saab tutvustada. Kas see kõik on? Nii, et siis Põlva. Põlva on küll linn, aga Põlva linn ja Põlva vald ühinesid, ehk siis tegemist on nagu üldiselt Põlva vallaga. Et nii-öelda endises Põlva linnas elab üle 6000 inimese ja siis nii-öelda ühinenud Põlva vallas on kokku üle 10 000 inimese. Siin on täpsemalt näha see ala, millest me räägime. Et kuna näitan siin võib-olla natuke, et kes ei tea, aga kindlasti osad teist teavad. Siin on meil tegemist siis kultuurikeskusega. Siis nagu juba vallavanem mainis, siis Kesktänav on üks nagu peamiseid tuiksooni, mis Põlva kesklinna praegu läbib ja selle Kesktänava ääres asub ka kaubamaja, mis on üks selliseid selliseid tegusaid ajaveetmise ja kauplemas käimise kohti. Kaubanduse taga on parkimisplats, mida praegu on kasutatud ürituste puhul nii-öelda siis väljakuna, kuna ei ole olemas olnud seda väljakut. Ja mis praegu sellele plaanile täpsemalt ära ei mahu, on olemas Põlva Paisjärv ja Paisjärve ääres tegelikult on olemas väga kenad sellised rekreatiivalad, rand, skateväljak. Aga mis on siiamaani jah siis välja ehitamata, on
see Orajõega piirnev ala ja natuke fotosid. See on siis Kesktänav, millest me rääkisime. Teiselt poolt vaade, et võistlusala siis jääb nüüd vasakule poole. Ja see on vaade Kesktänavalt võistlusalale. Ja see on ka vaade võistlusalale, et ma arvan, et Põlva puhul ongi tegemist sellise suure väljakutsega arhitektidele. Et tegemist on alaga väga keskuses, aga seal ei olegi veel midagi välja ehitatud, et kuigi aastal 1999 juba sarnane võistlus tegelikult toimus ja valiti ka võidutöö ja 2002 vormistati detailplaneering, mis küll väga täpselt võidutööd ei järgi, aga seal on sellised suhteliselt suured peamiselt siis ärifunktsiooniga mahud planeeritud, siis terve selle aja jooksul ei ole tegelikult midagi välja ehitatud. Aga kuna ta on nii keskne ala, siis kahtlemata see potentsiaal on olemas. Siin on vaade ühele Katlamajale, tagasi, et selle Katlamäe taga on siis Orajõgi või nagu ühel ajaloolisel plaanil nii toredalt oli mainitud Mudaoja. Ja see on siis nüüd vaade nii-öelda Orajõe poolt kultuurikeskuse poole, et kaugel see kultuurikeskus ka paistab, et mis on üks selle ala võib-olla küsimusi või jällegi nagu mõtlemiskoht arhitektidele, et ta on tegelikult teiste kruntide natukene tagahoov, et kindlasti tuleks mõelda sellele, et mis hakkab seda väljakut nagu moodustama. Et jällegi küsimus, et kuidas siis selle Eesti Vabariik 100 programmi raames mõelda välja selline väljak, mis esmalt valmis ehitatakse, aga nii, et need külgnevad hooned, mida siis keegi teine hiljem hakkab välja ehitama, et kuidas need saaksid nagu hiljem tulla, et kuidas see asi ei jääks saareks selles kontekstis, mida ma teile praegu näitan. Ja siit poolt siis on vaade Kesktänava poole, et siit on ka tajuda seda reljeefi, et kogu ala on päris tugeva kaldega Orajõe suunas, siis kultuurikeskuse poolt Orajõe suunas, et taamal paistab ka maamärgiline Põlva kirik. Nii, aga täpsemalt äkki ma siis annan Karin sulle üle. Jah, nendest soovidest siin juba on päris põhjalikult räägitud, et mis soovid ja taotlused on ja siin on näha taustaks ühte skeemi, mis kujutab maaomandeid ja selle puhul on siis näha, et rohelisega maa kuulub vallale, helekollasega maa kuulub Põlva kirikule. Maarja kogudus ja siis tumekollane on tarbijate ühistu ja selle puhul on väga positiivne ja oluline see, et tegelikult Põlva vald ja meie tingimuste koostajatena oleme kohtunud nende maaomanikega ja jõudnud sellise põhimõtteni, et kui selle võistlustulemusena tuleb selline hea lahendus ja valitakse võitja, et siis selle lahendusega minnakse edasi ja kõik on selle piirkonna arendamisest huvitatud. Siin on skeem siis võib-olla juba täpsemalt koos võistlusülesandega vaatamiseks, et mis hooneid on võimalik lammutada ja mis on tõenäoliselt võimalik lammutada. Et just selles kontekstis arvestades, et selle musta ala sisse, musta pidevjoonega ala sisse peaks siis valima, leidma selle sobiva koha väljakule, aga selle katkendjoonega ala nagu põhimõtteliselt selle kontaktalana käsitleda ka siis selles planeeringu ettepanekus, et kui seda planeeringu ettepanekut teha, et siis on siin olemas nagu neid selliseid võimalusi ja muutuse kohti võrreldes olemasoleva situatsiooniga. Ja siin on need suunad, millest ka juba võib-olla varasemalt räägiti, et üks oluline küsimus on siis, kuidas seda parki, mis on siin nurgas, ühendada sellise perspektiivse rekreatsiooniteljega ja siis ka need ühendused sellelt keskväljaku alalt Kesktänavale. Ja see oli kirik.
sellistest täpsematest kommentaaridest. Aga siis võib-olla, mida veel siin üle rõhutada kokkuvõtvalt, et see ülesanne koosneb 2 skaalast, et üks skaala on leida selline arhitektuurne lahendus, kus väikevormide kõige sinna juurde kuuluvaga sellele uuele Põlva keskväljakule ja siis see teine skaala on linnaruumiline skaala, et näha ette, milline see tulevikuvisioon selles keskuses, mitmefunktsioonilises keskuses võiks olla. Ja võib-olla rõhutaks üle, et meil on tegelikult 3 inimest siin kohal Põlva vallast ja on ka olemas kohal Toomas Paaver, kes oli eelmise võistluse võitja, et tegelikult te saate pärast kasutada ära kõiki neid võimalusi ja küsida küsimusi või kuidas on mõeldud, kas võiks ka praegu küsida? Me võime ka praegu teha nii, et kui nüüd kellelgi tekkis vahepeal siin kohe juba selle jutu käigus neid küsimusi, et siis oleks siin võimalik kohe ka praegult paar küsimust esitada, et olge julged. Teine võimalus on see, et kui meil pärast see üritus läbi saab, et siis võite siis lihtsalt tulla inimestele Põlvast. Näidake korra veel, kes te siin kõik olete Põlvast, et siis inimesed, arhitektid saavad teie juurde tulla ja küsida küsimusi siis pärast. Ma võin ise ühe kommentaari sõna öelda. Okei. Ma küsimata. Tule räägi siia mikrofoni. Jaa. Kuna see võidutöö 99. aastast on kuskile teadmata põhjustel kaotsi läinud. Seda seal ei ole, et seal on muud tööd, aga see, mis võitis, seda ei ole. Et ma ütlen, et võib-olla kõige lihtsam on seda öelda nii, et ma ütlen lihtsalt ühe mõtte, mis omal ajal seda töö tegemist saatis. Et minu jaoks oli tol ajal 3. kursuse tudengina muidugi väga uhke tunne seda võistlust võita. Praegusel ajal on see harva, kui niimoodi juhtub. Aga see oli selline põlvkonna vahetuse aeg mõnes mõttes. Ja see taust, kuidas moodi seda tööd sai tehtud, oli umbes kuskil enne seda, umbes samal aastal. Ma käisin vaese tudengina mööda Euroopat rändamas. Raha nagu üldse ei olnud, oli üks Interraili pilet fondide abiga saadud ja siis ma käisin mööda erinevaid linnu lihtsalt vaatamas. Ja mul olid konservid kotis umbes. Ja ma tavaliselt istusin mõne väikse linna keskväljakule, et nagu einestada, võtsin kotist konservi välja ja siis ma alati mõtlesin, et mis selle väljaku nagu mõnusaks teeb või miks ma siin olen või kuidagi niimoodi. Ja sellest kõik need mõtted tulid seda Põlva tööd tehes meelde. Ja see oli umbes niimoodi, et ma mõtestasin lihtsalt väga väiksed ja lihtsad elementaarsed asjad läbi. Et see, et inimesed näiteks sealt väljakult loomulikul viisil läbi kulgevad. Või see, et hooned oma esimese korruse aktiivse frondiga täna selle väljakuga suhtlevad. Ja see võib-olla missugused vaated sealt väljakult avanevad või mingisugune mitmekesisus või liigendatus. Mingid väiksed asjad, mis ma kaardistasin nimisi Euroopas väikseid uusi väljakuide peal olles. Ja see erinevus võib-olla tolle aja veel arhitektkonna paljude muude töödega, võib-olla vanemate põlvkonna töödega oli selline, et paljud arhitektid mõtlesid tolle ajal veel nimisi natuke vormipõhiselt või kuidas moodi me maju komponeerime. Aga tegelikult tuleks mõelda nii, et kuidas inimene seal väljakut tarbib ja kuidas ta seal viibib. Ühesõnaga nagu juhindudes sellest ruumist endast, mis seal väljakul on. Mulle tundus, et takkajärgi, et see oli see erinevus, mis pani nagu tudengi töö nagu võitma tollel hetkel. See mõtteviisi erinevus, et ma oskaks ainult nii palju öelda uutele võistlejatele, et mõelge ka nii, mõelge sellele inimesele, kes seal väljaku peal viibib. Aitäh Toomasele ja läheme siis järgmise linna juurde, et see järgmine linn on meil siis Tõrva ja Tõrva puhul on nüüd ka samamoodi nagu Põlva puhul, et tegelikult 1997. aastal toimus Põlva keskosa ja keskväljaku arhitektuurikonkurss ja need tööd on siin. Nüüd Põlva puhul on neid töid siin rohkem, et need on nagu olnud paremini arhiveeritud ja neid saate siin ka vaadata. Huvitav on just jälgida seda, et kuivõrd on tegelikult 10 aastat või isegi rohkem, nüüd 15 aastat tagasi ja täna need mõtted nagu muutunud, et kui tolleaegses arhitektuurikonkursis on näha, et kuidas oli
kõik need tööd nagu näitavad seda, kuidas see linn peaks kasvama ja jõudsalt kasvama, siis täna me tegelikult tegeleme nagu uues situatsioonis sellega, et kuidas nendes vähenevates ja kahanevates väikelinnades seda elu alles hoida. Nii, aga ma annan sõna siis Tõrva linnapeale Maida Ruusmannile ja ole hea, tutvusta oma linna. Tere õhtust ka Tõrva poolt. Kõigepealt tahaks edastada sellise tunnustuse ja tänusõnad Arhitektide Liidule ja Eesti Vabariik 100 korraldusmeeskonnal sellise ettevõtmise eest üldse. Et minu meelest see idee, et Eesti Vabariik 100 puhul teha midagi enamat kui lihtsalt järjekordne vastuvõtt kuskil Eestimaa otsas on iseenesest juba tunnustamist väärt ja teha teda siis võrdselt igas maakonnas üle Eesti on veel suurem tunnustus. Et kui see sellisel kujul, nagu ta plaanitud on ka ellu viiakse, siis ma arvan, sellest võidab terve Eesti, mitte ainult Eesti 100. sünnipäeva puhul, vaid siis ka järgnevate sündide ja sünnipäevade puhul. Ma olen Tõrva poolt kokku pannud, oleme pannud ka sellise väikse slide-show ja võib-olla väike tutvustus ka, mis puudutab linna ennast. Et Tõrva on siis üks Valga maakonna 3 sellisest tõmbekeskusest, et kui muidu seda eelmise regionaalministri puhul see tõmbekeskuste loogika mõnele meeldis, mõnele ei meeldinud ja see sõna on mõnele vastukarvu, siis meil Valgamaal ta töötab väga hästi, et on väga selgelt välja kujunenud siis 3 keskust koos oma tõmbealadega, ehk siis Tõrva linn, mis siis on tõmbealaks 4 ümbritsevale vallale, samamoodi Otepää, mida ümbritseb siis ka tõmbeliselt 4 omavalitsust ja siis Valga linn, ja on siis ümber oma tõmbevallad. Ja ajalooliselt Tõrva ei ole väga vana linn. Esimesed teated, mis on kirja pandud, siis nagu on mainitud, et 19. sajandi keskkohast. Ja eelkõige, kui on Tõrvast räägitud, siis on räägitud sellised esmased kirjad ongi tehtud siis just ühe Tõrva tunnusobjekti, Tõrva kõrtsihoonest. Et Tõrva selles mõttes on võib-olla unikaalne linn, et linna südamesse jooksevad kokku 3 teed, et on siis 3 tee ristumiskoht ja need teed siis lähevad Pärnusse, lähevad Tartusse, lähevad Valka ja just see teed ristumiskohas see mainimise algused on saanud, et siin ongi näha seda kõrtsihoonet ja siin on ka seesama kõrtsihoone nurk, et siin siis väidetavalt olla vanasti tehtud peatuspause ja kus siis söödi ja joodi, et see oli ka vanasti siis kõrtsina. Ja mis puudutab siis nagu selliseid staatusi, juriidilisi staatusi, siis 1921 Alevi staatus Lennale anti, 26 siis juba linnaõigused. Ja kui rääkida sellisest kasvust, siis kuskil 20-30 oli tegelikult Tõrva ajaloos selline plahvatuslik kasv nii inimeste mõttes kui ka erinevate teenuste mõttes. Et kui võrrelda rahvaarve, siis enne teist maailmasõda oli Tõrvas rahvast sama palju kui siis nüüd taasiseseisvumisel, ehk siis seal alla 4000 inimese. Täna on rahvaarv kukkunud alla 3000 inimese. Ja mis oluline võib-olla Tõrva ajaloos on olnud, et üks Tõrva eripärasid on kindlasti ka see, et väikses linnas on 4 järve ja seda läbib ka Õhne jõgi. Ja sellest tulenevalt siis 30. aastatel oli linnapeaks selline mees nagu Madis Riisenpukk, kes hakkas siis omaalgatuslikult kasutades siis ära loomulikult olemasolevat
loodusressurssi, hakkas siis linnast tegema nagu suvituslinna. See oli päris edukas, et väidetavalt esimesed tenniseväljakud olla olnud just Tõrvas ja just 37. aastal anti Tõrvale Vabariigi valitsuse poolt ametlikult suvituslinna staatus. Ja toona see Tõrva külastamine siis turismi eesmärkidel oli kaunis populaarne. Siin on siis Tõmmis toonasest ajaleheartiklist, kus siis Tõrva tunnistati suvituskohaks. Ja peale sõda muidugi, kuna enamus majasid oli puust, et siis peale sõda hävis linn praktiliselt täielikult. Ja kui selle 30. aastate suvituspotentsiaal oli paljuski just seda Tõrva linna läbiva Õhnejõe baasil, et siin on ka Õhnejõgi ja siis turistid, kes linna külastasid, siis täna on põhimagnetiks ikkagi siis järved ja siin on ka üks vaade siis, kuidas siis Tõrvat suvituskohana kasutati. Üks enim teatud sümboleid Tõrva linnast on siis ajalooline hüppetorn. See rajati sinna 50ndate keskel ja rajati siis tegelikult, oli ka üks algne hüppetorn, mis oli nagu siinpool ääres, mida praegu näha ei ole. Aga, ja mis oli ka 30ndatel, aga 50ndate keskel siis rajati siin nähtav hüppetorn ja see oli siis tegelikult ikkagi otseselt sportlikel eesmärkidel, et Eesti või Tõrvas oli ujumisaktiiv, kes olid Eesti paremikku kuuluvad ja siin peeti siis ka 57. juba meistrivõistlusi vetehüpetes ja ka ujumises, et olid ka rahvusvahelised võistlused, nii et nüüd on sellest tornist siis saanud, teda mitu korda rekonstrueeritud, nüüd on sellest saanud selline pigem atraktsioon, kus siis käiakse lihtsalt üleval või hüpatakse alla, et need järved on, see on siis Vanamõisa järv, kus see torn on. Et need on kaunis sügavad, et siin on see sügavus kuskil 13 meetrit. Et on päris populaarsed, need järved on siis populaarsed seal kuskil, ütleme, kui tõmmata ring ümber, et kuni Tartuni, et seal 70 kilomeetri raadiusest. Siis Tõrva sümbolitest. Kindlasti üks Tõrva sümboleid, mis jääb ka võistlusala äärte, on 80ndate lõpus kohaliku arhitekti poolt projekteeritud kaarsild. Et see on siis selline mõneti vaatamisväärsus omaette, kuigi ta praktiline osa on mitte just ideaali kuuluv, aga vaatamisväärsus on väga huvitav. Siis Raekoda, siin asub siis meil linnavalitsushoone, et see on selline omaette huvitav vaatamisväärsus ja see vaade sinna praegu ongi siis ka võistlusalalt. Siis on enne räägitud kõrtsihoone. Nõukogude ajal oli ta siis üle krohvitud eterniitkatlusega ja üldsegi mitte sellist nägu ta nagu praegu on. Et siin oli ka oluline muudatus, mis tehti siis 90ndate keskel. Siis kõrtsihoone sellisel kujul uuesti taastati. Nii, ma panin midagi kinni. Ma tegin lahti. Nii, siin on siis Vanamõisa hüppetorn tänases kujus, siis natuke on nende astmete asetus muutunud, aga kunagi tehti ka üle Eesti küsitlus, et mida siis inimesed Tõrvast teadsid, siis see hüppetorn oli üks enim mainitud. Kirik Kammersaal, ehitatud 1905 ja taastatud siis uuesti 80ndate lõpul. Et selline huvitav. Siis võistlusala kindlasti räägib pärast ka selle võistlusala kujunemiste loogikast ka
meie tingimuste koostaja, aga sissejuhatuseks, mis puudutab seda, et kui Põlval oli ka see võistlusala või see keskväljak pikka aega ootel, siis meie puhul see keskväljak iseenesest on siin. Enne räägitud teede ristumised, siit on Valga, siit on Tartu, siit on Viljandi. Ja siin on see kõrtsihoone siis. Et siis on eristatav selles mõttes kolm staadiumit. Et üks on seesama siis konkreetne keskala koos selle juures oleva tiiga. Teine on siis see teede ristumiskoha ääres olev plats, kus täna on purskkaev, ajalooline kinomaja. Et see on ka selles mõttes arhitektuurimälestis. 53. aastal ehitatud stalinistlik kinomaja, päris huvitav. Lisaks on siin veel samamoodi arhitektuurimälestis 30. pangahooneks ehitatud täna siis haiglane kasutus olev 3-korruseline hoone. Samamoodi mälestis kõrtsihoone, siin on üks mälestis samamoodi, et ajalooliste hoonetega on see väljak ümbritsetud. Ja see ala iseenesest on saanud sellise, ütleme, potentsiaali, et miks me ta liita tahame siin mõne aasta eest, kui see ala rekonstrueeriti tulenevalt üle-eestilisest kalapääsude rajamise nõudest. Et siin on tegelikult paisjärv ja Õhtne jõgi tuleb siia, siin on vesiveski siin kohas. Siin praegu töötab ka meil hüdroelektrijaam väike, mis siis ka 90. keskel käiku lasti ja siia on siis tehtud see kalapais. Aga selle käigus siis kaevati see lasti vesi maha, rajati kalapääs, kaevati tühjaks ja tekkis selline väga ilus ja suure sükse vaatamisliku ja turismialase potentsiaaliga ala, mis asub siis tegelikult kesklinnas. Et siis loogika võiks võib-olla olla selline, et seda nagu peaks käsitlema tervikuna koos, lahendus võiks olla terviklik selles mõttes, et kui lahendada seda osa, siis see peaks olema nagu tõmme ka sellele alale. Et nii nagu me ise siin tingimustega koostööga rääkisime, et see võiks olla kui selline tõrvakultuuri kilomeetri, mis tegelikult ongi kilomeetri pikk. Et siin on sellised 2 võrratud saart, kuhu oleks võimalik siis kas siis mõni välikohvik või kindlasti võiks olla selline vesirattapaadi laenutus. Ja siis praegu siia alale hetkel ei pääse, aga siia võiks ette näha siis koha, kus tuleks ka siis sild. Ja see sild tuleks siis kindlasti omaette selline lahendamise küsimus. Ja siis siit läheb see tee nagu üles, et siia tekiks selline nimelt kultuurikilomeetrid, mille peal võiks olla siis erinevad huvitavad vaatamised, et on nad siis ajas muutuvad skulptuuride väljapaneku kohad, on nad siis mingi välimööbliga lahendatud huvitavad puhkamiskohad või midagi sellist, et lihtsalt tundub, et see ala on selles mõttes hästi nagu vaadeldav. See ala on selline, mis ei kao nagu mets ära, et kui sul inimene tuleb siia Tõrva, siis võiks see ala olla selline, et mida kõik Tõrvas käinud inimesed on külastanud. Et selle läbimine ei võtaks aega liiga palju, et inimene mõtleks, et ma täna siin ei lähe, vaid oi, et ma tulen siin näiteks laupäeval pühapäeval eraldi panen kummikud jalga, et ei, et oleks ikkagi sellise puhta jalaga käidav, aga tuleks piisavalt huvitav, et miks mitte. Kuna meil on siin selles alas sees ka selline huvitav koht, kus me korraldame ühte ka Tõrva tunnusüritust, milleks on siis selline vabaõhu vaatemäng Tõrva loits,
siis mis on saanud selliseks kaunis populaarseks üle-eestiliselt ja mis on ka siis üks tõrvatunnus asju, siis näiteks miks mitte siia mõelda välja sellist kuulsust allee. Et see on üks lihtsalt mõte, mis võiks olla, sest et meil iga-aastaselt selle üritusega käib ka päris palju kuuldus, et see üritus 7 aastat juba toiminud ja enamus Eesti muusikatippusid on kindlasti juba külastanud, et see oleks ka üks võimalus, et see tuleks muuta kuidagi huvitavaks, ligitõmbavaks, aga see pool peaks kuidagi nagu suunama siia. Siit tuleb mingi huvitav. Ahah, ja siit ongi need pildid siis sellest keskväljakust, nagu ta praegu on. Kõrtsime taaskord. Ja praegu on siis see keskväljaku näol tegemist siis sellise lagunenud asfaldiga tühja platsiga, mida kasutatakse siis hästi funktsionaalselt on parkla. Ja muud väärtus seal nagu hetkel ei ole. Ja siis see, et kuidas ta sai selliseks täitsa siledaks parklaks, peitub aastas 98. Ma arvan, et seda üritust, mis me on, teate te ka paljud. See oli toonane selline Eesti kultuurimaailma tipp kindlasti. Et toimus siis suurim vaba ooper Porgipess. Siin istub praegu pildi peal enam kui 6500 inimest. Ja selle tarbeks see plats tegelikult tühjaks tehti. Et siin muidu oli kunagi bussi ja siin olid ära liigendatud see ala. Siin olid parklad. Ja siis oligi tegelikult see loogika, miks ta ka niimoodi julgelt tehti, oli see, et kui te siin vaatate ringi, siin on väljas 97. aasta keskväljaku ja kesklinna ala üldse, mitte keskväljak ainult, vaid siis võeti laiemalt ette keskala arhitektuurikonkursi tööd. Ja ma ei tea muidugi, kas täna on siit keegi, kes toona selles tööde tegemisel osales. Et see hästi huvitavalt, nagu Kallegi enne ütles, et peegeldub tegelikult see pool, et millised olid tunded ja ootused inimestel siis ja kuidas suhtuti tulevikku ja millised tegelikult on täna. Et kui siin tööde peale vaadata, siis kõik on selline suursugune, et meelelahutuskeskused, konverentsikeskused ja kõik selline, ja suured mahud hästi, et büroopinnad, korterelamud. Et see optimism oli toona ikkagi väga üleval inimestel, et just hästi huvitav, et ma rääkisin ka nüüd mõned päevad tagasi ettevõtjatega, kes toona plaanisid ka veel igast suuri plaane, et mis ta siis nagu mõttes oli, siis ütleski, et oligi see pool, et see, et me täna juba oleme pessimismi, loeme seda poolt, et iga investeering, et kuidas ta ennast tasub, siis oli see pool, et kõigil oli lootus, et turiste hakkab tulema ja peamegi tegema hästi suurelt. Ja muidugi siis oli ka see pool, et ei olnud sellist linnastumist. Ja mis hästi oluline pool muidugi oli see, et mis kahjuks küll ei realiseerunud, siis faktiliselt oli selline fakt, et oli selline pank nagu Maapank ja see Maapank sõlmis toonase Tõrva linnapeaga lepingu, ka jõudis juba ära sõlmida lepingu, kus siis Tõrvast taheti teha näidislinna ja selle näidislinna mõte oli siis see, et Maapank käis välja, et tema investeerib Tõrva linna 100 miljonit krooni. Mõelge niimoodi, et ütleme see võrdlusmoment oli see, et kui täna on Tõrva linna eelarve kuskil seal 50 miljoni krooni all, siis toona oli 11 miljonit, ehk siis toona 100 miljonit, pane 5 korda juurde, täna mingi 500 miljonit krooni. Ja jõuti nii kaugel juba, et valiti välja ka 7 objekti. Aga Maapank läks enne pankrotti. Et selles mõttes oleks hästi huvitav nagu tegelikult teada seda, et kuhu see oleks nagu viinud reaalselt. Et see oligi see, et jõuti juba konkreetsete lepinguteni. Kuigi ma just lugesin Äripäeva artikleid, me otsisime need üles 97. aastast aprillikuust, kus siis teised panga inimesed kõik, kes olid Hansapank, kommenteerisid, et ei saa olla. Ja Maapanga poolt Jaani Õmblus vedas tookord seda protsessi. Et täiesti nagu huvitav lugu, et mis see näidislinn siis oleks olnud. Ja mis oleks olnud need objektid, et ma arvan natukene võis olla ka nendes töödes võib-olla sellist
sellist optimismi tulnud ka sellest loost, aga kui ma lugesin seda lähteülesannet, mis tookord anti, seal nagu ei olnud midagi väga, nii et eks ta peegeldab tegelikult ka ikkagi sellist üldist sisetunnet, et ega toona oli ka Tõrvas käsi veel igasuguseid ulmeprojekte, taheti taastada endine linnus ja kõik siuksed asjad olid, nii et ma rääkisin selle linnuse taastajaks, ütles ka, et kuule, et oleks, siis oli see krahv peale, et oleks paar aastat veel olnud, me oleks ära ka teinud selle. Et noh, nad täna on hästi edasi jõudnud, selles mõttes võib-olla oleks ka ära teinud, nii et sellised on need Tõrva taustad, et jah, et võeti see julge samm, lõhuti bussijaam, tähendab osteti, see bussijaam oli eraettevõtja oma, osteti eraettevõtja, kes see bussijaam ära lõhuti täiesti maatasa, jäi alles osaliselt asfalt, osaliselt killustiga kaetud plats ja siis oligi see ootus, et kohe-kohe tuleb raha ja tehakse kesklinn täiesti ümber. Ja kui te vaatate neid toonaseid töid, siis siin on nagu lastud mõttel niimoodi lennata, et olemasolevaid mahte ei arvestata. Et kõik maha või tohutult juurde, et siis me tänases ootuses oleme ikkagi selles mõttes realistlikumad. Et kui see Eesti Vabariik tõsimeeli 100 aastaseks saab, siis see lahendus oleks ka selline, et oleks ka nagu midagi tervikut. Et ühesõnaga on see pool, et me nagu ei tahaks, et jääks maru palju agasid, et küll seda kunagi tulevikus lahendatakse. Et loomulikult saab tulevikus kõike juurde teha ja kui tekivad uute mahtude väga suured soovid, siis tuleb võib-olla üle vaadata, aga ütleme selliseid auke me praegu hea meelega ei näeks. Seesama keskväljak, kuidas me kasutame ta täna ja kuidas ta võiks olla ka võib-olla funktsionaalselt tulevikus kasutatav, on siis näiteks Eesti meistrivõistlused rannapolles, et veame sinna kokku 10 rekkatäit liiva ja tulevad Eesti ilusamad tüdrukud, kes mängivad kõige paremini võrkpalli ja kasutame siis sellisel viisil. Ja siin on siis pilt sellest samast inimetud purskkaevu platsist. Et see on selline täna töötav ka purskkaev, aga mis võib-olla ei ole nagu maailma kõige ilusam. Ja siis siin on näha seesama teede ristumise kohta ja kindlasti üks võimalikke kohti, kui me võistlustöös oleme või tähendab võistluseeskirjas oleme seadnud ka sooviks selle, et see töö käigus võiks valmida mingi ja peakski valmida mingi selline koht, mis oleks see niinimetatud klõpsu koht, et kui inimene on käinud Tõrvas, siis see on just see koht, mis tõmbab teile seda klõpsu tegema, et kui isegi ju käime kuskil kaugemal kui Eesti Vabariik, siis midagi tahaks ikka kaasa võtta ja täna on nagu see küsimus, et mis Tõrva puhul, et kui ma näitasin neid sümboleid enne, et on ta siis see kaarsild või kammersaal või siis hüppetorn, siis ta ei ole hea selleks, et oleksid sina ja see objekt. Et siinkohal võiks valmida seda poolt. Ja üks, millest nagu Tõrvas üldse räägitud on, et mis see sümbolina võiks väljas olla, on räägitud ka Tõrva ahjust, et väidetavalt on Tõrvas olnud selline mees kunagi, kes oli siis selline suur ja tegi palju tööd, Tõrva Tõnis, kes oligi siis tõrvajand siin suhteliselt võistlusala lähedal, et siis võib-olla oleks see Tõrva ahi. Aga see on jälle see pool, et võib-olla ei paneks nii palju neid raame nagu ette, et kui see Tõrva ahi nagu tundub võistlejatel ka huvitav, siis see läheks väga hästi kokku selle Tõrva inimeste ootusega, aga võib-olla on mingid paremaid ideid, mida me suudame nagu ka Tõrva inimestele maha müüa, siis miks mitte. Et Tõrva linna vapil on ka siis sümboolne Tõrva ahi. Ta ei ole küll tegelikult või päris ahjuga praktiliselt midagi pistmist, sest tegelik Tõrva ahi ei ole ju mitte midagi sellist, mida keegi tahaks vaadata. Väga hea meelega. Aga see on ilustatud ja selles mõttes ei olegi nii palju oluline võib-olla teinekord, et tähtis on see, et ta oleks seda meenutus. Kõik täna, kui me Tõrvas inimesed mõtlevad, siis nad mõtlevad, et Tõrva ahi ongi selline. Siis see on see Veskjärve puhkala, millest ma rääkisin enne, et mis siis tekkis siis selle kalatrepi rajamise juures 2 saart juurde, ilusad sillakesed.
siin on teine saar, see on suurem. Ja siin on siis selline poolsaar, siit läheb see kalatrepp ülesse. Et selline hästi võrratu ala, seda on hakatud nagu omaalgatuslikult kasutama nüüd viimase 2 aastal pulmade käigus abielu registreerimiseks. Et siin siis on päris mitmed paarid abiellunud. See on siis üks pilt, mis on tehtud tõenäoliselt siis, kui on vahetunud aasta. Ja see on tehtud siis linnavalitsuse tornis samale alale siis taaskord jälle, et see suurem saareke. Ja siit võib-olla võiks kulgeda see kultuurikilomeeter siis siia ja siis üle minna. Et siin paistab veel tänavuse Tõrva-Loitsu üks lavaosa. Et siin poolsaare peal siis toimub meil see selline suur üritus, mida tänavu aasta külastas enam kui 4000 inimest ja nii mõni 100 pidigi ukse taha ka veel jääma. See ongi see üritus, siin on pilt siis aastast 2013, kui Tõrva-Loits toimus. See on siis õhne jõgi, mis tuleb üles paisutatud. Veel, kuidas kasutatakse seda puhkeala, näiteks sportlikel eesmärkidel, siin toimub Tõrva-triatlon, et ka siin see funktsionaalsus võiks nagu olla selline mitmekülgne, et saaks teda kasutada, et jällegi, et selle eelis on see, et ta on jumala kesklinnas, ta on väga hästi jälgitav, ta on kuskil metsa sees, et sa saad tuua siia asju, millel tuleb pealt vaatajaid niimoodi, et sa ei pea minema spetsiaalselt, et sul, kui on heli kostab, siis inimesed lihtsalt jalutavad, nii et selline aktiivne tegevus peaks selles alas jätkuma. Näiteks samamoodi selle ala peal siis toimus meil sel aastal Valgamaa tantsupidu. Et siit tuleks siis see kultuurikilomeetri äärest mööda läheks ülesse. Ja vist siinkohal kõik, et mis meie ootus veel linnana oleks, et kindlasti oleks nagu see pool, et kuna me seda ajaloolise suvituslinna temaatikat oma linna turunduslikus pooles ja oma linna inimeste mõõdetes oluliselt tõstma hakkame, siis kindlasti võiks ka see töödes väljenduda. On nad siis elemendid või mingisugused vormid, et oleks näha, et kui sa tuled sinna sisse, et sul tekib mingisugune tunne, et see on ajalooline suvituslinn. Et see võiks olla ja see keskväljak on kahtlemata Tõrva linna enim külastatavaid kohti. Et see on kui Tõrva linna visiitkaart, mis täna ei näe väga hea välja, et kui teile keegi siukse visiitkaardi annaks, siis ei oleks väga õnnelikult. Aga selles mõttes ongi see, et ta on kõige tähtsam koht kindlasti Tõrvas ja Tõrva inimeste ootused selles osas on hästi suured. Seepärast ongi see pool, et kui bussi on maha lõhuti 90ndate keskes, see oli kõigile, kohe tuleb uus, aga nüüd on möödas juba, varsti saab siiski täis meil 20 aastat, et ei ole midagi, nii et need võiks need teemad olla ja siis mis veel on see keskväljak ja siis see alaarst tervikuna, aga Kalle juba tahab mind maha võtta. Aitäh! Aitäh Maida Ruusmannile ja nüüd Ivar Lubjak, kes neid võistlustingimusi koostas. Paar sõna ka hästi lühidalt, sellepärast, et me peame täna veel Võruni ka jõudma. Püüangi hästi lühidalt teha, sest et väga raske on midagi Maida jutule lisada. Aga võib-olla ma räägiksin hoopis nagu suuremast mastaabist. Ja ma saan näita selle Tõrva linnale pilgu väljaspoolt. Võib-olla arhitekti pilgu. Kui ma kõigepealt Eesti kaarti vaatan, siis on alati tundunud, et see Võrtsjärve tagune ala on siit Põhja-Eestist vaadates selline paras kaenlaauk. Et kui sinna minna, siis valdab selline soe tunne ja seal ei ole selliseid lagedat maastikku ja kergplokkidest ehitatud fibolkusid põllu peal. Seal on selline hubane maastik, mis sulgub ja avaneb. Ja
Venemaa on ka piisavalt kaugel, et võib-olla sinna võiks põgeneda, kui sõjaks läheb ja paati ei mahu. Aga ja selles valguses mulle tundub kõige rohkem, et Tõrva otsib nagu selle kaenlaaugu avanemise võtit ja võib-olla on see võti maetud just sinna keskväljaku alla ja see kaenlaaugu karvad maastiku näol on seal nii võimsad, et isegi neid on võib-olla alla lastud käega pisut näha. Aga kuidas see käsi siis püsti tõsta, see ongi nagu kõige olulisem, sellepärast et nagu näha võis, et selle maastikuga annab igasuguseid asju seal ette võtta. Ja noh, see ongi see asi, mis Tõrvas on ja tegelikult on seal kõik hästi. Ma ei tea, kas ma tegin nüüd piisavalt lühidalt. No, võib-olla nendest aladest ka rääkides, et siin oli see pilt, ma ei tea, kas ma saan siit. Siin on juba Võru. Aga neid pilte ei ole, mis mina saatsin. See on see võistlusala pilt tuleb, kui sa nüüd mõtlesid. Jah. Nagu A, B ja C. See asi tegelikult on palju laiem, kahju, et minu pilt ei ole. See kaenlaalune algab nagu siit, kus see Linnamägi on. Ja ta tegelikult läheb sinna hästi kaugele üles, kus see Õhna jõgi läbi voolab. Muidugi võiks neid tee ka veel seal üleval pool olla. Ja siis võti on selle A-tähe all. Võib-olla see keskväljak peakski olema midagi tõesti mitte lihtsalt sillutatud asi, aga võib-olla on ta mingi parkväljak või väljakpark. Et tõepoolest, kui sa sinna lähed, siis sa leiad selle võtme üles ja sa avastad selle toimiva maastiku, mis seal allpool on ja võib-olla läheb ülespoole ka. Kõik. Ivarile tänud ja nüüd saame siis Võru juurde edasi minna. Et on meil kohal siin Võru linnapea Anti Allas, aga ma saan aru, et Võru poolt esineb teil nüüd Ülevi Heljand. Või, okei, anname linnapeale avasõnaks. Nii, tere õhtust ka minu poolt, et austatud arhitektid, head naabrid ja kolleegid, et mul on nagu tõeliselt hea meel siin täna olla. Ma tänan südamest Eesti Arhitektide Liitu, sellepärast, et Võrul ei ole see asi nii, et nüüd me peaksime tegema, vaid tegelikult meil oligi vaja teha. Ja kui nüüd sellest võistlusest tuleb midagi sellist, mida saab kindlasti kasutada, siis me sellega ellu viime. Nii et head arhitektid, teil tuleb teha meie jaoks midagi väga praktilist, ka reaalselt ellu viidavat. Et võib-olla veel nii palju, et sellel aastal siis Võru sai 230 aastaseks linn, mis on tegelikult rajatud algusest peale linnaks ja oma ajaloos oleme nüüd jõudnud tegelikult algusesse tagasi. Ehk see ala, mis me anname võistlustööks, on linna keskväljak, ajalooline koht, kus linn sai alguse. Ja et Võrus on meil kord majas, kui räägivad arhitektuuri grand old man'id, siis nooremapoolsed linnapead vaikivad, et Ülevi ole hea. Ülevi Heljand ja natuke ma räägiks teile ka Võru ajaloost, et te saaksite aru, kuidas me jõudsime selle programmini Eesti 100. Võru linn on sellest omapärane linn, nagu linnapea ütles, et ta on
loodud viimase naissoost Vene isevalitseja Katariina II ukaasi alusel 1784. Seal aitasid kaasa veel tolleaegsed Riia kindralkuberner Braun ja esimese siis linnaplaani joonistaja härra Poom, esine. Ja Võru linn asutati praktiliselt täiesti tühjale kohale. Seal oli ainult üks hoone, mõis, mis siis osteti mõisaomanikult ära ja sinna asusid nagu linna esimesed võimuorganid sisse. Ja see esimene plaan, nagu te näete, see joonistati nii nagu omal ajal korralike linnaplaan. Rist, tänavate võrgustik, keskväljak, see number 6, see on siis see esimene maja, esimene mõis. Saadi aru, et suur kesklinna telg peab jooksma siis siit kuni Tamura järveni. See ongi praegune Katariina allee ja kõik suuremad tänavad jooksevad sinna platsile välja. Järgmine plaan oli juba 1850, siin on juba täpsem. On näha, kuhu siis tulid 2 kirikut, see oli Katariina kirik, siin oli Katariina kirik, siin on juba täppidega näidatud allee. All on siis Tammulaäärne park, kuhu ka teatud ajal härra Kreutzwaldi skulptuur asetati. Ja kui mina sinna 2005 tööle asusin, siis ma vaatasin selle plaani üle ja ma olin küll vanasti seal käinud väga palju võrkpalli mängimas. Kui ma sattusin siia Tammula superranda, siis see selgus, et tol aastal ta oli ka väga aledakene ja kõik oli nagu maha jäänud ja eriti hull oli see muidugi Katariina allee. Puud olid üle kasvanud, teed olid korrast ära, igal väikse viima järgi oli väga suured vee üleujutused ja muidugi siis see praegu nimetatud seminaripark või seminariväljak oli täiesti metsa kasvanud. Nii et kui sõbrad tahtsid külla tulla, siis nad jõudsid sinna pargi serva, sealt põrutati alla paremale üle raudtee ja Venemaa poole. Nii, ja siis elu läks omasoodu edasi, 50. aastatel oligi see asi, kui kirikud olid valmis. Siin te näete, milliseks need puud on praegu kasvanud ja hea asi on see, et selle väljaku äärde tekkisid kõik Võru linna väärtuslikumad hooned. On siin Kuusiku Soansi Eesti Panka, siis on need 2 kirikut, Tuletõrje depoo ja see sama mõisahoone, mis kõige esimene hoone seal üldse platsi ääres oli, see oli juba alates 1790. aastast koolina kasutusel. Mingitel aegadel oli ta õpetajate seminar. Need väärikad hooned on seal platsid ümber, kuid plats on ise täiesti ajastusel käest ära lastud ja kuna ka keskväljakut Võrus siiamaani ei olnud, siis kaaluti ja otsustati, et peaks hakkama võtma selle põhilise tuumik telje, mis lähebki siis sellest vanast mõisahoonest alla Tammula järve poole, et hakata neid korda tegema. Katariina alleed, Kreutzwaldi parki ja me alustasime
no siin on veel mõned pildid praegusest olukorrast. Siit te nüüd näete, et see väljak, kuhu me nüüd kavatseme seda võistlust korraldada, asub seal, Katariina allee läheb siit alla ja siin on nüüd Tammula ranna promenaad. Ja me alustasime seda korrastamist Tammula ranna promenaadist. Ja oli kutsutud konkurss, kes võitis. Tammula rand oli enne seda võistlust selline, see on see projekt näha. Ma näitan, siit kohalt tuleb alla siis see Katariina allee. Ta jätkub pika sillana järve, tekkis 2 silda ja see promenaad läheb välja kuni Roosisaare sillani, kes on külastanud Võru. Nii. No siin on nüüd mõned pildid sellest ehitustööst, ranna elu käis edasi, ehitajad ehitasid. Näete siin mõningaid. No ja siin on juba rannapromenaad, mis on peaaegu valmis saanud. Nii näeb välja promenaad praegu. See oli siis esimene kõige suurem töövõit. Promenaadil on võimalik siis, nagu ikka rannas, päevitada, nendel astmetel istuda. Siin on võimalik teha vabaõhukontserte, Võrus toimuvad need järvekontserdid veel. Siin on näha nüüd ranna võrkpalliplatsid, ranna jalgpalliplatsid. Igal aastal korraldatakse meil ka liivaskulptuuride sümpoosium. Et see on üks selline koht, mis on nüüd lisandunud täielikult, mille on linnarahvas omaks võtnud, kus saab igasugust üritusi läbi viia, kus sa saad niisama jalutada, kus sa saad puhata. Nii, mõned pildid on neid rannast. Näete, siin on üks liivaskulptuur. Nii, ja teine järk, mis siis ette võtsime, on siis Katariina allee, nagu ta siin parempoolsel alumisel pildi näete, ta oli algul selline järg on seal taga. Olid mingid puud, aga ta ei olnud selline, nagu me, nagu ükski linn oleks tahtnud. Projektide siin nüüd näete. Keskel on siis promenaad, kus saab jalutada. See on nüüd kaetud graniitkividega. See roheline ala on koht, kuhu jäeti üks salu kõrgeid puid. Kõik see muu ala, siin on uued puud. Nii, siin on nüüd mõningad näited, see on ehituse ajal. See on see trepistik. Nüüd on selline lugu, et kuna linna asutaja on Katariina teine, siis juba enne meid oli palju mõlgutatud mõtted, et Katariinale peaks siiski mingisuguse mälestusmärgi püstitama. Ja me mõtlesime algul igast varianti olid, teeme Katariina kohviku juurde, kus käis rinna istuks või ta astuks trepist alla. Kuid lõpuks skulptuuri autori härra Jaak Soosinga siis leidsime sellise variandi, et ta astub nagu teed natuke kõrvale, ta on tavainimese kõrgune, nii nagu ta oli ka elus. Kõik saavad teda siis võrrelda, talle juurde astuda ja seal ennast pildistada. Nii et see oli ka meie nagu meenutus sellest, kes selle linnale elu sisse andis. See on nüüd, ongi see uuesti taastatud nüüd Katariina allee, siin on uued valgustid, uued puud, vaatrapuud, on küllaltki kõrged 4-5 meetrised. Ja seal taamal on näha, on nüüd see tutt või salu alles jäänud neid vanu puid.
millega muidugi on see häda, et järjest hakkavad oma oksi maa viskama ja ära müdanema ja. Aga nii oli seda vaja toimetada. No, siin on mõned pildid veel. Nii, siin nüüd te näete siis seda ala. See on see keskväljak. Siin on Katariina kirik, tuletõrjemaja, Eesti Pank ja Katariina kirik. 38. aastal ehitatud maavalitsus ja siia siis suubuvad kõik alt tuleb see Katariina allee tuleb keskelt ja jookseb välja siia vana mõisahoone juurde, kus on kogu aeg kool olnud ja kus suurele rõõmule praegu ehitatakse riigigümnaasium, nii et see on väga hea, see riigigümnaasium sai kesklinna ja saame kesklinna väärtustada ja selle platsi ümbrust rohkem. Ja mis siis meie soovid on selle väljakuga? No kõikides linnades siiski on keskväljak olemas. Ja me sooviskime selle hästi atraktiivse keskväljakuna toimima panna, kus on võimalik kohtuda, kus on võimalik kontserte korraldada, turgusid. Meil on siin lähedal, Asuvi Võrulinna lähedal on sõjaväeosa, Kuperjanova pataljon, kus võetakse noori nekroteid, nende tõotusi vastu, sõjaväeparaade on võimalik korraldada, suuri kontserte, kõiksuguseid laadseid spordivõistlusi ja loomulikult ka osad kasutada seal parkimisalana on vaja. Nii et siin selle väljakümbrus on kõik väga väärikad kuulsad hooned, mis Võrus on. Ja siis me jõudsimegi selleni, et ei olnud võimalik, meil on sinna tehtud projekte ja meil on endal ka nägemus küllaltki olemas, aga me ei hakka sellest rohkem rääkima. Ja kui me kuulsime, et see Eesti 100 programm välja kuulutatakse, siis on väga meeldiv, et meil õnnestus siia programmi juurde tulla ja võib-olla see asi õnnistub meile. Aitäh kuulemast. Nii, Kalle Komissar, äkki siis lühidalt räägid nendest võistlustingimustest veel, on sul midagi lisada? Tervist, ega väga ei ole lisada, et minu töö on ilgi kergeks tehtud. Võib-olla paar nüanssi, mida Ülevi ei puudutanud, et üks lähtetingimus on see, et see nii-öelda kõrgehaljastusega rist, et see siis puhastatakse puudest ja taastatakse tegelikult siis niisugune ajalooline ruumiline olukord, kus räägin siis sellest osast, kus see oli tühi väljak, linnaline situatsioon, toimusid erinevad üritused ja. Ja siin on üks makett, kus siis niisugune ruumiline olukord on siis nii-öelda valmis tehtud. See võistlus on erinev siis eelmistest täna esitletud võistlustest, et ta on ülikonkreetne sellise nagu osaliselt ka disainvõistlus, kus siis lahendada tuleb põhimõtteliselt midagi väga materiaalset, kõnniteede profiilid, kõrguslik olukord, katendid, väike haljastus ja siis erinevad funktsioone, mida saaks sinna rakendada. Ja loomulikult tuleb panna laiemasse linnaehitusliku konteksti seotus Katariina allee kiriku ümbritsevate hoonete ja muudega. See oligi võib-olla see puude teema, mida ma tahtsin puudutada kõige rohkem. Kas siit tuleb veel pilte või see on viimane? Aitäh! Nii.
tänud, nüüd meil tundub, et ettekannete aeg on nagu läbi saanud, et kui kellelgi on veel küsimusi konkreetselt, et siis võtke, kasutage võimalust ja linna esindajad on siin kohal ja võistlustingimuste koostajad. Et küsige otse ja nüüd veel edasi, et järgnev selline kava, ahah, siin ongi meil see slaid, et kuidas me oleme nagu planeerinud neid võistlusi, et Põlva võistlus meil juba käib, Tõrva läheb meil kohe käima, järgmisena siis Võru, et me oleme jätnud niimoodi, et ei alga päris ühel ajal, ei lõppe päris ühel ajal, et oleks võimalikult palju osalejaid arhitektide hulgast. Ja järgnev plokk siis tuleb meil nüüd jaanuaris, järgmised võistlused 3 tükki ja samamoodi teeme siis sellise vestlusõhtu koos siis linna esindajate ja võistlustingimuste koostajatega ja 3. plokk jääb meil siis sinna märtsikuusse. Nii et ja järjest tuleb meil need ja noh, ütleme, et praegult siin võib veel väikesi muutusi tulla, et mõned linnad võivad ühele või teisele poole siin, et kuidas me jõuame nende võistlustingimustega täpselt ettevalmistusega nagu ühele poole. Aga tänan kõiki kohale tulnud ja nüüd ma arvan, et on meil võimalus veinilaua juurde tulla ja nüüd hakkab siis vaba seltskondlik osa. Aitäh kõigile!